Ja nii näiteks üks soome-ugri rahvas, handid, kes elavad Põhja-Siberis. Nemad räägivad ka talvisest päikesest, kuigi neil on polaaröö. Aga nende talvine päike on hoopiski kuu. Sest talvel on ainult kuu taevas. Nii et talvine päike ongi kuu. Ja siin on üks lugu, mida mina kuulsin ühelt handi naiselt. Ja tema kuulis seda oma vanaemalt. Ja tema kuulis seda oma vanaemalt, kes kuulis seda ühelt heledapäiselt handi tüdrukult. Et tavaliselt on neil ikkagi tumedad juuksed. Aga vaat see tüdruk, temal olid valged juuksed ja tema oli põhjapõtra kasvataja tütar. Ja põhjapõdra kasvatajal oligi ainus tütar, kellel olid valged juuksed ja väga soe süda. Ja tema isa tõi kord metsast ühe metsiku põhjapõdra, kes kohe kiindus sellesse tüdrukusse, käis tal igal pool järel nagu koer, nagu oleks nööri otsas. Ja tüdrukule ka väga meeldis see põhjapõder ja ta ei tahtnud teda tagastada sinna suurde karja. Ja ükskord läksid see tüdruk ja põhjapõder jalutama. Oli piime, ainult kuu paistis ja nad jalutasid lumehangede vahel. Ja siis vaatas põhjapõder kuud ja ütles: kuu läheb suuremaks, kuu läheb valgemaks. See on kuu valitseja, kes tuleb nüüd kohe siia maa peale. Ta tahab sind omale naiseks võtta. Ruttu sa pead ennast kiiresti peitma. Aga kuhu? Küsis tüdruk. Aga tema põhjapõder juba hakkas kaevama jalgadega lund. Siis ta kaevus suuremat ja suuremat auku ja kui see auk oli juba piisavalt suur, siis tüdruk hüppas sinna auku ja tema põhjapõder veel tõmbas lund ka peale. Ja siis tuligi kuu valitseja, noor ja nägus mees, tugev ja võimukas oma hõbedaste kuuega, oma hõbedaste põhjapõtradega, saanidega. Ta tuligi maa peale tüdrukut otsima. Ta otsis teda igal pool otsis, kuhu pääses tema imestav valgus. Ja väike tüdruk, tema istus seal all, lumeaugus, lume all ja kuulis ainult oma südamelööke. Ja kuu valitseja otsis teda, otsis igal pool, tahtis teda üles taevasse kuu peale võtta. Aga ta ei leidnudki tüdrukut üles. Ärrituna hüppas tagasi oma saani ja hakkas ära sõitma taevasse. Kui tüdruk kuulis seda, siis ta kohe kargas sealt lume seest välja ja kohe hõiskas: hei kuu, sa ei leidnudki mind üles, sa ei saa mind kunagi kätte. Mida sa tegid? Ütles põhjapõder. Nüüd ta tuleb tagasi ja leiab su üles. Ruttu, me peame sinu koju saama, sinu juurdasse. Sinu vanemad saavad sind kaitsta. Ja kuu valitseja juba kuulis kõike. Ta juba keeras tagasi ja sõitis maa poole. Tüdruku põhjapõder jooksis nii kiiresti, nagu ta sai, ja tüdruk ronis talle selga ja nad kappasid läbi lund ja põlvedeni lumes. Aga kuu valitseja hõbedased saanid liuglesid õhus ja lähenes väga kiiresti. Kui tüdruku põhjapõder jooksis kogu jõust,
sest ta nii väga hoolitses ja hoolis sellest tüdrukust. Ja siis nad jõudsidki juurde kuust varem ja nad tormasid sisse, nii tüdruk kui ka Põhjapõder, aga sees ei olnud mitte kedagi. Tüdruku vanemad olid läinud jahile mitmeks päevaks ja Põhjapõder ütles, nüüd soovi, milleks sa tahad saada ja mina muudan sind selleks, et sind kaitsta ja peita. Kuu tuleb kohe siia. Tüdruk mõtles nii, muuda mind juurde ukse katteks. Ei, ütles Põder, kuu puudutab sind ja kohe tunneb su ära. Aga siis muuda mind uhmriks. Ei, ütles Põhjapõder, kuu puudutab sind oma valgusega ja kohe tunneb su ära. Aga siis muuda mind üheks karvaks sinu seljas ja sul on nii ilus paks karv. Ei, ütles Põhjapõder, kuu valgus pääseb igale poole. Ta puudutab sind ja tunneb sind ära. Mida teha? Tüdruk mõtles veel, milleks ta võiks saada, et kuu ei märkaks teda, et kuu ei näeks teda. Mõelge ka, mis see võiks olla. Ja siis ma mõtlen kohe, et tüdruk ütles, kuu valgus on pimestav. Kuu valgus on nii tugev, et selles kaob kogu muu valgus. Muuda mind rasvalambi leegiks. Et tüdruk oli hetkega kadunud ja tema asemele hoopiski seal nurgas hõõgus üks väikene rasvalambi leegike. Ja siis tuligi kuuvalitseja sisse, et kogu tuba oli juba seda pimestavat kuuvalgust täis ja ta hakkas otsima, ma tean, et sa oled siin. Ja ta otsis siin ja ta otsis seal, aga ta ei saanud, oma valguse tõttu ta ei saanud näha seda pisikest lambileegikest. Mõnikord on ju nii, eks ole, suvel ka. Tuled tuppa, kui päike paistab tuppa. Ja vaatad, et sa mõnikord ei pruugi tähele panna, et toalambid põlevad, eks ole? Ja samamoodi siin, kui ta otsis ja otsis, siis oli ta juba täitsa ärritunud ja juba läks sealt välja juurde, hüppas tagasi oma saani ja hakkas taevasse sõitma. Aga tüdruk sai jälle iseendaks, jooksis välja ja hõiskas, sa ei leidnudki mind üles, sa ei saa mind kunagi kätte. Ja kuu keeras kohe tagasi. Ja nii ikka mitu korda käis kuu ikka kogu aeg maa peal ja ei saanud kuidagi taevasse tagasi minna. Ja tüdruk mitu korda jooksis juurdast välja ja uhkustas ja kõitsis, sa ei saa meid kunagi kätte. Ja siis kuu, ta ei teadnud, et mida kauem ta viibib maa peal, seda nõrgemaks ta muutub. Ja tema valgus hakkas kahanema. Ja ühel hetkel ütles Põhjapõder tüdrukule, kuule see kuu, ta hakkas kahanema. Tema valgus ei ole enam nii ere, ta ei paista enam nii, ta varsti tunneb su ära. Ta suudab näha rasvalambi leegikest. Tüdruk ütles, las tunneb mind ära, ma ei karda enam teda. Ja siis, kui järgmine kord kuuvalitseja tormaski sisse, ta oli täitsa kahvatu ja täitsa kõhn, kogu tema jõud oli kadunud. Ja ta nägi rasvalambi leegikest, ütles, ma näen sind ja kukkus kohe pikali, sest tema jalad enam ei kandnud teda. Tüdruk jälle muutis iseendaks, koos Põhjapõdraga tulid kuuvalitsejad vaatama ja tema oli täitsa nõrk. Ütles neile, pange mind tagasi saani ja saatke taevasse, muidu ma suren ära ja mida teeb maa ilma kuuta. Ma luban, et ma enam ei käi maa peal ja ei varasta enam tüdrukuid. Ja tema, ütles ta Põhjapõdra kohta, oli sulle tõeliseks kaitsjaks. Ta armastab sind. Ja siis kuu puudutas Põhjapõdra oma hõbedasse sõrmega. Ja Põhjapõder muutus noormeheks, kuuma südame ja terava meelega. Ja siis see tüdruk ja Põhjapõdrast noor mees aitasid kuud tagasi tema saani ja kuu sõitis taevasse igaveseks. Sellest ajast peale ongi nii, et ei käigi kuu enam maa peal,
ei varasta tüdrukuid. Ja sellest ajast peale hakkab ta kord kuus kahanema. Ja muutub nõrgeks ja peenikeseks, peaaegu nähtamatuks. Ja siis jälle kasvab oma hiilguse juurde. Ja see tüdruk, see heledapäine tüdruk ja põhjapõdras noormees, nad abiellusid ja asutasid terve Hantide küla, mis siiamaani seisab seal kaugel põhjas Siberis. Ja selle küla elanikud räägivad, et nemad on selle heledapäise tüdruku ja põhjapõdrast poisi järglased. Ja nemad ka räägivad selliseid muinasjutte, kus on ka üks suur ja helendav talvine päike.